Tallinnas on praegu eriti hästi näha, kuidas kinnisvara hind muutub, mitte ainult linnaosa ise, vaid ka selle ümber tekkiva infrastruktuuri ja sellele sobivate elustiilide stsenaariumide tõttu. Kui linn käivitab suured transpordiprojektid nagu Rail Baltica, ei ole see lihtsalt sõiduaja lühenemine, vaid kogu nõudmiskaardi ümberstruktureerimine. Alad, mis varem tundusid rahulikud, teisejärgulised või lihtsalt alahinnatud, hakkavad muutuma tulevaseks kasvupunktideks. Esiteks saabub infrastruktuur, siis äri, teenused, üürnikud ja alles seejärel hindade tõus. Just sellepärast peab investor vaatama mitte ainult sellele, kus objekt praegu asub, vaid sellele, milliseks see linnaosa paari aasta pärast muutub. Sama loogika kehtib ka hoone tasandil. Kui varem hinnati kõrvhoonet peamiselt vaate, asukoha ja viimistluse kvaliteedi järgi, siis nüüd otsustab üha sagedamini see, kui tehnoloogiline see on ja kui tõhusalt see kasutab iga meetrit. Ülerikkalikes projektides muudavad magnetlevitatsiooniliftid ise ära taevariisti majandust. Tavaliste suurte lahenduste asemel tekib paindlikum vertikaalne liikumissüsteem, vabaneb kasulik pindala ja hoone muutub mitte lihtsalt elukohaks, vaid osaks kõrgetehnoloogilisest keskkonnast. See ei ole enam kitsas mõttes mugavusest, vaid sellest, kuidas inseneritehnika otseselt mõjutab ruutmeetri hinda ja objekti atraktiivsust kõige nõudlikumatele ostjatele. Aga Tallinnale on selle loo veel üks kiht eriti huvitav – üüriturg. Tänapäeval hakkavad üha rohkem kaasaegsed elamukompleksid arvestama mitte ainult inimesi, vaid ka nende lemmikloomi ja see enam ei ole niši idee. Kulumiskindlad pinnad, mikrobetooni või mikrotsemент põrandad, mugavad planeeringud, lemmikloomade hooldusvööndid ja kohad, kus saab pärast jalutuskäiku kiiresti käpat pesta, muudavad sellise maja märksa mugavamaks elamiseks. Üürnikule ei ole see lihtsalt meeldiv detail, vaid tegelik kodumugavuse vähenemine. Omanikule muutub see finantsiliseks eeliseks, sest sellised majad seisavad harvemini, hoiavad üürnikke kauem ja võimandavad sagedamini võtta kõrgemat üüri. Kui kõik see kokku võtta, saame ühe väga selge idee. Infrastruktuur tõstab kinnisvara väärtust kõikidel tasanditel. Linnas on see Rail Baltica ja tulevased transpordisõlmed. Premiaalse kõrghoone puhul on see magnetlevitatsiooniliftid ja targem vertikaalne logistika. Üürikorteri puhul on see lemmikloomasõbralik arhitektuur, mis muudab objekti vastupidavamaks ja kasumlikumaks. Ja Tallinnas on see trend eriti märgatav, sest siinne turg liigub järk-järgult lihtsast ruutmeetrite müügist, elustiili, kasutusstsenaariumi ja pikaajalise tootluse müügile. Just sellepärast võidab täna see, kes ei ehitaks lihtsalt ilusalt, vaid see, kes teistest varem mõistab, kuidas infrastruktuur, tehnoloogia ja igapäevane mugavus